Ja tere tulemast järjekordsesse Saame tuttavaks osasse ja seegi kord, oleme juba tuttavad, aga tegelikult üksteist väga ei teagi. Samsudin, esiteks, tore sind jälle näha. Sul on praegu hästi soe sees, oli selline päris karm selline A-hiit, et hoidsid seal pikalt kohta, et lõpus läks käest ära, et kuidas praegu tunne on? No hea tunne, et A-finaali saada, see on päris nagu raske. Ja aga muidu see lemmikrada ja kodune rada nii-öeldes Unibet, et kodune rada on ja seepärast võib-olla vihmaga nagu sain nagu parem sõidetud ja kuivaga ei ole nagu võimalust üldse. No me siin rajal ju tegelikult olemegi tuttavaks saanud, et siin Unibeti hobikardi sarja etappidel, et räägi teha, et see on sulle selline kodune meeldiv rada, et kas see lihtsalt see on sulle nagu kodule lähedal või see rada päriselt ka nagu väga meeldib sulle või sobib kuidagi? Et see on kodu lähedal esiteks, kui ta on kodu lähedal, siis ma käin siia lapsega ka ja ise nagu käin siia nagu tihedamini. Ja teiseks, et siin äkiline, kurviline, siuke tehniline rada nagu mul meeldib, et siin ei ole nagu väga pikad sirged ja nagu suudan enam-vähem seda tempo hoida tänu sellele. No tempo hoidmisest rääkides, et me eelmine aasta siin natuke sa rääkisid, et sa oled nüüd nagu üle pikka aja hakanud uuesti nagu rohkem sõitma, et mis su nagu see kardisõidu taust või ajalugu üldse on? No ajalugu on selline nagu meil kõigil, et kes on proovinud ühe korra nagu seda kiirust või mina sain seda kiirust nagu tunda nagu kui olin 19, et ma olen ostnud endale 325 E36, see mõnu sook võtab üles ja siis üks tuttav ütles, et läheme ühe etapile, Angelar Garage siuke olemas oli kunagi. Ma olen seal proovinud, seal sain nagu paar inimestega tuttavaks ja siis nad kutsunud selle lõpp-peo seda sarjale. Siis ma olen sõitnud selle hobikardi ja ma saan aru, et nagu see on nagu siuke päris võidusõit, mitte autoga nagu seda aja peale sõit, et nagu hoopis teine asi. Kõigepealt olin nagu kuskil taga saabas, aga üritasin kogu aeg nagu käia ja mitte loobuda ja siis õnneks nagu tulemus oli parimatega autosin kuskilt alla sekundi kuskilt niimoodi. Aga kui on nagu selle kaaluga etapid, siis on nagu hea nagu võimalus nagu konkureerida seal eespool. No sa siin nüüd oled viimasel 2 aastal, ma saan aru, nagu hakanud rohkem sõitma jälle, et olid natuke roostes vahepeal? Jaa, ma vahepeal läksin tsikliga sõitma ja siis see hobikart läks eemale, aga siis kui nägin sind Facebookis, siis ma mõtlesin, kurat, tuli nagu head inimesed, hakkasid korraldama midagi põnevat uuesti, sest kui ma esimene kord sattusin nagu seda hobikardile, siis see oli 2012 äkki, kuni 2015 ma olen sõitnud, siis läksin selle tsikli peale ja nüüd, kui ma nägin sind Facebookis, siis mõtlesin, sinna kindlasti vaja minna ja siis hakkasin nagu selle cornerist sõitma poolest kuskilt ja siis nagu mõtlesin, et uues hooaeg nagu hakkan uuesti käima ja sõber mind kutsus nagu hoopis selle Eesti karika, sest seal oli kaaluga ja ma mõtlesin, et nagu sõidan seal koos temaga. Ja nüüd hea võimalus kodune etapp nagu olla corneriga. No meil on väga hea meel, et sa meie etappidel käid, aga räägi üldse, et mis ala mees oled, millega sa nagu muidu siis kardisõidu väliselt tegeled? Kardisõidu väliselt olen 2 lapse isa, siis olen tükk aega nagu töötanud tootmises ja sealt ma läksin nagu oma äri tegema, kuna nagu oma äri kestas mingi pool aastat, see põhivaldkond see ehitus oli ja siis praegu hetkel ma tegelen absoluutselt kõigiga, mis raha toob, ükskõik nagu mida. Selline hunt kriimsilm siis? Jaa, umbes niimoodi. Kas sul on kunagi nagu selline mõte ka olnud, et kuna oled nagu ettevõtlusega tegelenud, et siis kuidagi nagu ühitada mingi ettevõtluslik ambitsioon mingi siis kardi ambitsiooniga või on mingid sellised mõtted või tsikli omaga? Jaa, sellises mõttes, et meil Tallinnas nüüd nagu see Treobet oli viimane, mis oli kinnine see hobikardi keskus ja nagu loomulikult on nagu mõte, et oleks äge nagu, et ehitama midagi nagu sarnast, aga tegelikult mina lugesin seda põhimõtteliselt
üksi seda nagu ei tee, see liiga kallis lugu on. Aga muidu unistus ikka on, et nagu, muidu nagu ma arvan, see pole paha, kui te tegelete selle suurema nagu siuke sarjaga nagu läbi kogu Eesti nagu saab sõita ja. No see on väga lahe unistus, et sellest unistusest võib isegi pärast edasi rääkida, aga siin üks on siis, sul on see kardihobi, sul on tsiklihobi, aga mis sul muidu sellised nii-öelda huvid ja hobid on? Tegeled sa veel kas mingite aladega või ma ei tea, mängid mingit pilli või midagi? Ei, ma ainult tegelengi mul meeldib ja üldiselt vahet ei ole millega, aga põhimõtteliselt see võidusõid, kas see tsikliga, kas see nagu kardiga, vahet ei ole, see on mu kõige nagu siuke, sellega ainult tegelen põhimõtteliselt. Vaatad siis tsikli peale, et kumba rohkem vaatad, kas vaatad Vormel 1 või MotoGP'd? Minu jaoks ei saa võrdlema MotoGP'd ja F1, sest seal ühel ringil nad sõidavad 11 mööda 5 korda ja võivad nagu sõitma veel nagu mingi 4-5 ringi. Et see on hoopis teine asi. No samas on Vormel 1 on see strateegia, see rehvi vahetuse strateegia ja siuksed asjad. No ja rohkem nagu vaatan seda tsikleid. Vaatamisest rääkides, ma ei oska kunagi sellele lõppfaasile mingit normaalset seegveid teha, aga on sul mingeid lemmikfilme, sarju ka, mida sa praegu jälgid või üldse läbi aegade? No sporti vaatan telekat, UFC-d ja Gloryt ja kohalikku. Ja meeldib mul ka see võistlussport. Võistlussport ja mis su lemmikmuusikastiilid on, et kuulad ka sellist agressiivsemat muusikat, mis su lemmikartistid, bändid on? Mul lemmikartistid siuksed ei ole, sest sõltub kõik nagu tujust ja kus ma olen, mis ma olen nagu teinud, see kõik nagu erinevad nagu. Metallica on hea. Metallica on hea, ma sekundeerin seda ja Samsudine, aitäh selle vestluse eest, et kas sa soovid ise ka kedagi välja tuua, kedagi tervitada äkki? Tervitan kõik oma tuttavad, kes tegelevad hobikardiga või lihtsalt selle võidusõiduga, et nagu nad on palju ja see on kõige odavam see võidusõidu, mis saab nagu teha, see on hobikart ja nagu tervist ka neile kõigile, jah. Aitäh sulle! Jaa, palun, aitäh sulle!